Iraani sõjaline infrastruktuur laguneb, talle jäävad vaid raketid ja droonid. Neist viimaseid kasutab Iraan endiselt Hormuzi väina blokeerimiseks. USA'l on sellest küllalt. F-15E Strike Eagle'id on startinud ja töötavad selle olulise veetee taasavamise nimel. F-15D on peatamatud. See teeb Hormuzi väina blokaadi võimatuks. See on täppisülekaal, mis jätab Iraani meeleheitlikuks, kuna nende tootmisrajatised on purustatud. Lausa nii meeleheitlikult palub Iraan lõpetada operatsiooni Eepiline raev ja valetab USA hävituslennuki kohta. Sellest räägime hiljem. Olge meiega. USA on alustanud uut õhurünnakute faasi Iraani vastu, mille keskmes on F-15. Kuna õhutõrje on hävitatud ja raketilaskekohad kõrvaldatakse kohe, kui need avastatakse, keskendub USA Iraani tulevase sõjalise infrastruktuuri hävitamisele, mitte ainult olemasolevale. Iraani sõjavägi võib olla varemetes, kuid seni, kuni tootmisrajatised on alles, võib režiim end uuesti üles ehitada. Siin tulevad mängu viimased F-15 õhurünnakud. Ameerika F-15 juhivad löögiüksust, kuhu kuuluvad F-35D ja B-1 pommitajad ning hävitavad Iraani tootmisrajatisi igast küljest. Coast Reporteri andmetel on Iisraeli kaitsevägi teatanud, et nad on korraldanud rünnakute seeria Iraanis asuvate tootmiskohtade vastu. Lisainfot pole, kuid USA osaleb rünnakutes operatsiooni Eepiline raev raames. Ja on üks rünnak, mis eriti näitab, et Ameerika roll nende rünnakute juures seisneb Hormuzi väina avamises. Kui juhtimiskeskused ja laod põlevad ning sõjaväerajatised plahvatavad, USA keskendub Iraani Shahidi-droonide tootmise peatamisele, et takistada režiimil rohkem Shahidi-droone ehitada, et nendega rünnata Hormuzi väina läbivaid kaubalaevu. Me nägime rünnakute tõhusust 24. märtsil, kui USA õhuvägi hävitas Qom'is droonimootorite tehase. See tehas tootis turboreaktiivmootoreid, mida kasutatakse Iraani Shahidi-droonides koos teiste lennunduskomponentidega, muutes selle oluliseks rajatiseks Islaamivabariigi revolutsioonilise kaardiväekorpusele ehk IRGC-le, mis põhjustab nii palju kaost väinas. Militani jagab enne ja pärast fotosid, märkides, et 6. märtsi satelliidipiltidel oli tehas veel terve ja töökorras. Tänapäeval seda enam pole. Pärast tõenäolist F-15 rünnakut on seal vaid kraater. USA alustab uut faasi, hävitades droone, mis võimaldavad Iraanil vastata. Seda tehakse katkendlikult operatsiooni Eepiline raev käigus. Droonid ei sihi ainult laevu, kuid peagi selgitame, miks just Hormuzi väina probleem on see, mida USA tegelikult lahendada tahab. Neid lastakse ka teistele laheriikidele, eriti USA-ga lähedastele, ning need põhjustavad suuri probleeme, kuna on odavad toota. NPR märgib, et Iraan kulutab ühe Shahidi ehitamiseks $20–50 000, olenevalt mudelist. F-15 ja maapealsed õhutõrjesüsteemid võiksid neid odavaid droone pärast väljalaskmist tõrjuda. Mõlemat on kasutatud, kuid kallite rakettide kasutamine odavate droonide vastu pole mõistlik, kui USA ootab Iraaniga pikka kampaaniat. USA ei saa lubada, et Iraan ehitab piisavalt Shahide, et lasta neid laheriikide ja Hormuzi väina vastu välja tohutute parvedena. Just need parved on Iraani valla päästetud, isegi kui USA hävitab droonide stardipaiku oma rünnakutega. Operatsiooni esimesel nädalal tulistas Iraan lahe riikide ja kaubalaevade pihta üle 1000 drooni. Hiljem suurenes nende arv veelgi ja arvati, et Iraan suutis enne sõda toota 6,10 000 Shahid-drooni. USA'l pole 10 000 Patrioti ega muid tõrjerakette. $4 miljoni Patrioti rakett ei ole mõistlik valik. $20 000–50 000 drooni allatulistamiseks, nii ei suuda USA operatsioon Eepilist raevu pikalt jätkata. Mida on USA selle asemel teinud? Selle asemel, et kasutada kümneid kalleid rakette Shahedi droonide otseseks allatulistamiseks, on ta kasutanud samu rakette tootmisvahendite ründamiseks. Qom'i turboreaktiivmootorite tehas on nüüd rivist väljas, mis lõi olulise brao Shahedi tarneahelasse. USA ja Iisrael ründavad tootmisrajatisi, muutes tarneahela iga rünnakuga nõrgemaks, kuni see kaob. Sel hetkel ei ole enam oluline, kui odavad Shahedid Iraani jaoks on. Iraanile jäävad vaid olemasolevad laovarud, uusi juurde toota ei saa. Nagu varem mainitud, ei mõtle Ameerika üksnes tõrjekulude vähendamisele, kasutades F-15-id Iraani droonitootmisrajatiste ründamiseks. Hormuzi väina avamine on USA peamine prioriteet.
USA alustas operatsiooni Eepiline raev ja Iraan vastas kohe rünnakutega väina läbida püüdnud kaubalaevadele. Iraan on lisaks droonidele kasutanud relva või lõhkeainega täidetud kiirpaate, et teha kaubalaevadesse auke. Vähemalt 16 kaubalaeva on väinas pihta saanud, mis on murettekitav. Veelgi murettekitavam nii USA kui ka kogu maailma seisukohalt on see, et Hormuzi väin on väga oluline veetee. Umbes 20% kogu maailma naftast ja veeldatud maagaasist läbib igal aastal seda väina. Iraani poolt blokaadi kehtestamine loob aluse ülemaailmseks energiakriisiks ning seda näeme ka selles, et nafta hind on tõusnud umbes $120 barreli kohta ja püsinud sellel tasemel alates sellest, kui USA alustas operatsiooni. Hormuzi väin on Iraani trumb. Shaheedi droonid on need, mida Iraan peab jätkuvalt tootma, kui ta tahab seda trumbikaarti tõhusalt kasutada. Iraani Hormuzi väina blokaad on olnud edukas, sest see ei järgi tavapäraseid reegleid. Väin ei ole täidetud massiivsete sõjalaevadega, mis takistaksid kaubalaevade läbipääsu. Iraan tulistab aeg-ajalt laevatõrjerakette, saadab kiirpaate ja laseb droone, mis sihivad läbipääsu üritavaid laevu. Seda tehakse, et kaptenid peaksid ületust liiga riskantseks ja ei prooviks seda. Muidugi, nad võivad küll läbi pääseda, aga võivad ka lõpetada aukudega laevakeres. Iraani strateegia on olnud nii tõhus, et 16 märtsiks oli üle 1000 laeva takistatud Hormuzi väina sisenemast ning paljud neist seisavad endiselt väina lähedal, lootes turvalisele läbipääsule. See on võimalik, sest Iraan toodab 6000 Shaheedi droone. Või vähemalt võiks see nii olla. Ilma turbojoamootoriteta ei lenda Iraani Shaheedi droonid kaugele. Al Jazeera uuringute keskuse sõnul F-15 ei paista silma ainult tootmisvahendite hävitamises. Hävituslennuk saab samuti ümber paigutuda Hormuzi väina, et takistada tiibrakettide ja ballistiliste rakettide väljalaskmist üle väina, lisaks Shaheedi droonide ja teiste laevatõrjerelvade hävitamisele. F-15 suudab jälgida Iraani kiirpaate ja miinipanekualuseid, muutes end sisuliselt õhukilbiks nende meetmete vastu, mida Iraan saab Hormuzi väina blokeerimiseks rakendada. Pole ime, et USA valis F-15, kuna see on ideaalne hävitaja nende rünnakute jaoks. F-15 pole varghävitaja nagu F-35, kuid on igas ilmas lendav, väga manööverdamisvõimeline hävituslennuk, mis ühendab suure kiiruse, lennukauguse ja relvastuse. See saavutab kuni 1875 miili tunnis, Mach 2 ja lennukaugus on 3450 miili. Hormuzi väin on vaid umbes 100 miili pikk ja kitsaimas kohas 24 miili lai. Nii saab F-15 tundide kaupa kiiresti üle väina edasi-tagasi lennata, kõrvaldades ohud kohe, kui need avastatakse. See ulatus ja kiirus võimaldavad hävitajad kasutada rünnakuteks sügavamale Iraani, nagu juhtus Kuumi rajatise ründamisel. Lisaks on relvadeks Sidewinderid, AIM-120, AMRAMid ja GBU-54 pommid koos Joint Direct Attack Munitioni komplektiga, mida saab F-15-le paigaldada. Hävitajal on sees M61A120 mm 6 toruga automaatkahur 940 padruniga, mida saab kasutada Iraani Shaheed droonide hävitamiseks väinas. Seega on F-15 kahekordne oht. See tabab droonide tootmisvahendeid, nagu me juba nägime, ja suundub seejärel tagasi Hormuzi väina, et hävitada veelgi rohkem Iraani pidevalt kahanevast Shaheedide varust. Iraanil pole sellele kõigele mingit vastust. Selgitame kohe, miks see nii on. Vaatate saadet The Military Show. Kui pole veel tellinud, on nüüd ideaalne aeg seda teha. Nagu öeldud, Iraanil pole vastust USA F-15-le. Esmapilgul võib see tunduda kummaline väide, eriti kuna F-15 ei ole varghävita ja Iraan on oma õhutõrjevõrku kõvasti investeerinud. Iraani probleem on see, et nende õhutõrje on juba purustatud. F-15-d saavad lennata vabalt üle Iraani ja Hormuzi väina, kuna USA on saavutanud sellise õhuülekaalu, mida isegi USA kõrgeimad sõjaväejuhid ei osanud operatsiooni Epic Fury nii varases faasis oodata. See õhuülekaal on nii suur, et Iraan on sunnitud kasutama õhutõrjestrateegiat, mida väljaanne The National Interest kirjeldavad kui tulista ja põgene. See tähendab, et selle asemel, et kasutada kihilist võrku, millele režiim arvas end lootvat, saab Iraan nüüd välja tuua ainult üksikud mobiilsed õhutõrjesüsteemid, tulistada raketi ja põgeneda, lootes, et rakett tabab sihtmärki. Iraan väidab, et see on juhtunud vähemalt korra Ameerika F-15-de vastu. Käsitleme seda video lõpus. See näitab, et Iraani õhutõrjevõrk on sisuliselt lammutatud. USA F-15D peavad olema ettevaatlikud, sest mõned õhutõrjesüsteemid on jätkuvalt ohtlikud.
USA on alates operatsiooni algusest teinud Iraani õhuruumis üle 8000 lennu, teatas USA keskväe juhatuse ülem admiral Brad Cooper 21. märtsil. Iraan ei saa USA'd peatada, sest tema õhutõrje on hävitatud ja F-15-d saavad tegutseda nii mandril kui Hormuzi väinas. USA saab jätkata operatsiooni Eepiline raev järgmisse faasi, kaasates F-15 rünnakud tootmisrajatistele, mida enam ei valvata. Nagu me varem ütlesime, võttis USA esmalt maha selle, mis Iraanil juba olemas oli, ja nüüd keskendub sellele, mida Iraan soovib alles ehitada. Aga Iraani režiimi jaoks paistab selle väga pika tunneli lõpus siiski väike valguskiir. Võimalus sellest jamast välja tulla on taas seotud Hormuzi väinaga. 22. märtsil ütles USA president Donald Trump, et Iraanil on 48 tundi rünnakute lõpetamiseks Hormuzi väinas. Muidu alustab USA energiarajatiste pommitamist. Võiks arvata, et see ähvardus paneb Iraani järele mõtlema, sest nad teavad, et Ameerika F-15-d on vaimis ja suudavad tabada nende energiarajatisi, nagu on hiljuti juhtunud ka tootmisrajatistega. Trump postitas päev pärast tähtaja seadmist Truth Socialisse suurtähtedega, et kahe riigi läbirääkimised on kestnud paar päeva. Olen käskinud sõjaministeeriumil rünnakud edasi lükata. Trump teatas, et rünnakud Iraani elektrijaamade ja energiarajatiste vastu lükatakse 5 päevaks edasi, sõltuvalt kohtumiste edukusest, vihjates Eepiline raev operatsiooni peatsest lõpust. Aga Iraan pidi kõik ära rikkuma. Oma meeleheites, ja kohe uurime, kui meeleheitlikuks Iraan on muutunud, on Iraan jätkanud laevade ähvardamist, mis üritavad Hormuzi väinast läbi liikuda. Iraani viimane jõudemonstratsioon on hakata laevadelt Hormuzi väinas nõudma kuni $2 miljoni suurust läbipääsutasu, täitmata Trumpi nõudmisi. USA nõudmistele vastavat blokaadi lõpetamist ei toimunud ning Iraan pole oma olukorda parandanud, väites lisaks, et vastab rünnakutele oma energiataristu vastu löökidega piirkondlike riikide pihta. Iraan on tõlgendanud USA väikest lepituse katset nõrkuse märgina. Selle režiim on olukorda valesti hinnanud ja vastanud ähvarduste ning suurejoonelise retoorikaga. USA teab, kui meeleheitlikult Iraan püüab vältida uusi F-15 pommitamisi. See näeb tegelikkust. Nimelt seda, et Iraan on sunnitud ründama tsiviillaevu, sest režiim teab, et ta ei suuda USA ülekaaluka õhuvõimu vastu suurt midagi teha. Cooper ütles 23. märtsil. Nad tegutsevad meeleheites. Viimastel nädalatel on nad rünnanud tsiviilsihtmärke üle 300 korra. Iraani režiim võib samuti olla jõudmas punkti, kus selle keskendumine tsiviilisikute ründamisele, olgu need siis kaubalaevadel teistes laheäärsetes riikides või omaenda territooriumil, võib viia ülestõusuni. Hävituslennukid ja pommitajad, sealhulgas F-15, on hävitanud suure osa Iraani sõjalisest jõust. Iran International teatas 24. märtsil, et ülestõus võib olla vaid nädalate kaugusel. Majanduskriisist, mis ajendas proteste, mis vallandasid kogu selle konflikti, juba nõrgestatud Iraani režiim on pidanud pealt vaatama, kuidas tema jõud mureneb. USA näitas, kui sõjaliselt nõrk Iraan oli ning Iraani majandus on saanud veelgi rängema löögi. Iran International ütleb, et ülestõus pole veel alanud, kuid Iraani režiimi jaoks võib murdepunkt juba olla käes. Rõhutud inimesed tegutsevad harva kohe, kui märkavad režiimi nõrkust. Nad tegutsevad siis, kui juhtimine on nõrgem, kui juhtkond on hävitatud, kui infrastruktuur ja tootmine, mis hoiavad režiimi püsti, on purustatud. Operatsioonis Eepiline raev on 2 esimest tingimust juba täidetud. Ja nüüd, kui F-15-d teevad väljalende üle kogu Iraani, hakkavad infrastruktuur ja tootmisrajatised, mis hoiavad Iraani režiimi võimul, lagunema. Iraani rahvas pole alistunud, kuigi tänavad on vaiksed. Nad ootavad peamiselt õiget võimalust rünnata. See võimalus võib ilmneda pärast järjekordset F-15 väljalendu, mis hävitab veel Iraani tootmisvahendeid, mida kasutatakse rahva rõhumiseks ning droonide ja relvade tootmiseks rünnakuteks välismaal. Võimalik, et need ülestõusumärgid panevad Iraani tegutsema meeleheitlikult. Välisminister Abbas Araghchi on väidetavalt andnud märku, et riik on valmis kokkuleppeks ning tal on ülemjuht Mujtaba Khomeini luba küsimus kiiresti lahendada. Kui tõsi see on ja kui tõsiselt Iraani fundamentalistlikumad rühmitused sellesse kokkuleppesse suhtuvad, on veel vara öelda, eriti kui see nõuab järeleandmisi Hormuzi väinas. USA ja Iraani lõhe on suur, nii et Araghchi sõnad tunduvad tühjad, kuid tema sõnavõtt näitab, et Iraan otsib siiski väljapääsu konfliktist. See võib olla üllatav, kui oled kuulnud, mida Iraan väidab end olevat teinud just sellele lennukitüübile, millest selles videos rääkisime.
22. märtsil hakkasid Iraani meedias levima teated, et Iraani õhutõrje tulistas alla F-15. Sõnum, mida edastatakse, ei saaks olla selgem. Hoolimata sellest, kui tugevalt USA on Iraani rünnanud, suudavad Iraani õhutõrjesüsteemid ikkagi alla tulistada ühe tähtsama hävituslennuki USA arsenalis. Kuid kõik pole nii, nagu paistab. Nagu USA keskväe juhatus samal päeval avaldatud paljastavas artiklis ütles, oli see nende kommentaar. Vale. Kuulduste järgi tulistas Iraani režiim hiljuti Iraani kohal alla USA F-15. Tõsi, USA väed on operatsiooni Epic Fury käigus sooritanud üle 8000 lahingulennu, kuid Iraan pole ühtki USA hävituslennukit alla tulistanud. Iraan valetab hävitatud F-15 kohta, see on lihtsalt meeleheide. Iraani režiim fabritseerib võite ja levitab valeinfot, et näida rahva eest tugev USA agressiooni taustal. Seda jõudu näidatakse selleks, et maha suruda kasvavat ülestõusu, mille tulekut režiim teab. F-15 lendavad takistamatult Iraani õhuruumis, kuid poliitikud soovivad sellele lõppu. USA-l on Iraanis kõik trumbid käes. Ta mängib oma trumbid välja F-15-idega, andes plahvatuslikke lööke ükshaaval. Tootmisrajatised põlevad nüüd üle kogu Iraani, ka need, mis toetavad Shahedi parvi. Ameerika F-15-d, mida pole alla tulistatud, on keskmes. Olukorda raskendab see, et hävituslennukid sobivad hästi Hormuzi väinas patrullimiseks ja seal droonide, rakettide ning sõjaliste sihtmärkide hävitamiseks. Iraan saab vaid valetada edu kohta ja näidata USA-le valmisolekut läbirääkimisteks, kui seisab peatamatu õhumasina vastu. Hullumeelne on, et F-15 pole ainsad relvad, mida USA saab kasutada Iraani Shahidi vägede vastu. Abikäsi on ulatatud ja see tuleb Ukrainast. See abikäsi kasutab odavamaid tõrjedroone kui ükski muu USA kaitsevahend Shahidide vastu. USA saab nende droonidega peatada Shahidid Hormuzi väinas, samal ajal kui F-15-d pommitavad tootmisrajatisi. Kõik, mida Ukraina teeb, saad teada, kui vaatad meie videot. Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show kanal, et olla kursis meie kajastusega operatsioonist Eepiline raev ja nagu alati, aitäh vaatamast!